ja lugupeetud siis võistlejad, kõik poid, mis järve peal juures on praegu enne oma aerupaadiga ja finišioon saab olema, vaadake siin teist paremale kalde ääres on praegu siin punane pall, nende kahe poi vahetusele peate läbi sõitma, see on siis finišiooneks, nii et ärge laske ennast häirida, see paremat kätt asub punane poi jooneks. Muus osas, mis muud, olge tähelepanelikult stardist minnes, olge lugupidavad teineteise suhtes, sest meil on ju tõesti erinevate vanuseklasside võistlejad, kes rohkem kogenud A, B, C, isegi ilmselt sünniaastaid märgime siin 2004, näen, kas on nüüd taga sünniaastat 2005. aastani välja, nii et tõesti meil 2007 näen isegi Kirill Jaasev, Roman Verhov, numbri 130. Siinsama siis on oma Nelo siis süstaga koha sisse võtnud mees, kes Eestimaale importinud need traakkonvaadid, nii et tähelepanu publikult kell 17.30 näete teist korda Eestimaal täna traakkonvaatide võiduajamist, millised vaatkonnad olema saavad. Esmakordselt see võistlus leidis aset, keda möödavad meid veel stardist ja kell 16.00 minu kella järgi siin aega veel 2 minutit on, aga minu presenteerida siin meie tuleme siia ilmselt kusagile selle punane poi, mis siin silla juures on, selle poi joonel on vaja tulla, et saa Krasnist Natori siis rjadam Moskov, Etolas, Sartovae, Kossiviti, обратно Kossiv Pritin назад. Tulge siis palun tagasi see silla juures asub, oleme selle punase poi taha. No seal on hõiklik kostab, et palun viige oma partnera, keeruline, siis ei jäägi midagi järele, millega võistelda, aga seltskond on veel kiire, seltskond on lõbus. Ma ei oska öelda praegu, kas sellise stardinivistusega peakohtiniku silma järgi võib rahul olla. 10 meetrit palume paatidel tagasi liikuda. Teie, kes te siin tagapool olete, peate siis vastavalt ka tegema paatidele ruumi, et liigume tagasi, muidu jääme seda stardihetki ootama. Praegu meid lahutamas veel kella 16.00 on see hetk 5, 4, 3, 2, 1. Kas esinejaks on otseses mõttes ja temperatuurisid 20 kraadi ringis on, aga siin need vaatkonnad lähevad ja tõesti erinevad maaliklassid näeme seal päris kenasti üles saanud neljane loomulikult, neljane süst on seal kiini positsiooni sisse võtmas, ka vennaline neljamad, mis vaatavad erinevaid trajektoore, laines sõita on siin keeruline, vaatame vanuserühmade, nii vanuserühma sportlased noorim osalus ja sündis aastal 2007 ma kogutud stardi protokollist leidsin Kirill Jaasev, Narva spordikübi 40 Narva Vinkingilne spordikübi esimesega tegemist on, nii et erinevaid Aleksandr Dubrovin peaksid olema, kes vähegi veesporti teavad siis Põltsamaa jõemaraton ning Narva spordiklubi Energia, Narva Vikingid, vaatkond koosseisus Dmitri Jaasev, Aleksandr Sibul, Aivar Virunen, Eduard Kuklin ja natukene teises koosseisus Jaasev Virunen, Sibul, mullu tuldi üldjärjestuses neljandale kohale, nii et ka tänavu võib nii olla, et see on hetkel vaatav number 122, aga näeme, et ühesed on siiski süstlem sealt tulemas, nii et niimoodi praegu seda viimast märki võetakse ja vaatame, vaatkonnad on finišile lähenemas nii täpselt, tullakse sealt mööda ja viimased 50 meetrit on täna läbi Kaarel Alupere. Kaarel Alupere on seda võitu siit võtmas ja tema järel kohe Aivar Virgunen, Eduard Kuklin, kolmanda üle finišioone, et Kaarel Alupere siis süstadest kolmanda üle finišioone Kaspar Sulagi
on täna suurepärase tulemust ja siiski 12. tosinendana lõpetas, nii et Kaspar on märkimisväärselt tänavu oma tulemust parandanud ja ühe süstadest kolmandana Kaareli ja Tarmo järel on ta finišnud, nii et hetkel 4 paatkonda üle finišijoone. Esimesena on tulemas siit kiireim 2 süste numbri all 118 ja teeme aplausi Sergei Igor Lütšovga tegemist ja nemad on siis 2 süsta tänased kiiremad olnud. Tuleb 4. ühe süst numbri all 9 German Orlov üle finišijoone spordiklubi Põhjakotkas esindajaga tegemist numbri all 3 tema järgmine Peeter Polvanov Saarutamise keskuse rahva esindajaga tegemist ja numbri all 38 siis Vitali Sõõritski 21 Urmas Vaart, Raul Pello, Hannes Torm, Priit Purde üle finišijoone lõpetamas täna distantsi Edvard Lall Narva spordiklubi Energialaval pallikääru sprindivõistlusel Pärnus, nii nagu seda paljud tänasel võistlusel siis kaasa löövad sportlased ka tegid ja numbri 59 on täna lõpetamas Maksim Mavrovski spordiklubi Põhjakotkas esindajas järgmine paat, see on numbri 1 Vitali Puspit Narva spordiklubi Energiaklubi esindajaga tegemist on ja seal on number 102 on siin esimesena, see on Artur Jevgrafov ja Arturiga koos number 96 Tarmo Siim spordiklubi Põhjakotkas numbri 116 on lõpetamas Sergei Gavrilin distantsi ja numbri 70 üle finišijoone Ragnar Jansson, aga paatkond number 140 Ivo Truus, Raivo Toomiste, Neeme Kerve, Priit Taam ja seal näeme, et 4. naiskond kohe märkab oma stardi ja tulemas kiireid ühe kanuu, täpselt niimoodi peaks olema, kui me toome tähelepanelikud olnud numbri all 31 on lähenemas finishile Tanel Teli ja Tanel on siis viimase aerutamist esindajaga tegemist, kes on Eestimaale toonud trahve, kui numbri all 81 on lõppi on töötamas Madis Vitsut ja numbri 139 ning 21 Natalia Tortsova, Natalia naistest täna kiirendama 3.93, siis Madmed 3 ütlesid Tähesoo üle finišijoone Martin Ilubet siis Pirita aerutamisklubi esindajaga ja Pirita aerutamisklubi eestvedajaga tegemist on ning numbri all 105 Vitali Tšervjakov üle finišijoone ning numbri all 138 on lõpetamas Piskel on täna finišis jõudmas Sõõritski spordiklubi Põhjakotkas B-vanuseklassi võistlejaga tegevus hakkavad õige pea üle finišijoone jõudma ja siin vaatame numbri 143 on Andres Kaju matka kajakil suurepärast numbri 119 siis Aleksei sellist suurepärast kiirust on rajal näidanud ja paljudest konkurentidest möödunud, kui numbri all 64 ka üks parimaid ühe kanuul, kui numbri all 90 tõmbamas ka Taimo Priinits siis A-vanusklassi noormees üle finišijoone ja numbri all 141 ning 40-141 Sulev Puusal, Kurno Ploom, Tiit Kitjärve, Vaur Utsal üle finišijoone ja numbrit 40, kui märkasid, siis selle numbri all täna lõpetas distantsi Ekaterina Tankevitš B-vanuseklassi neiuga, kes startimas siis ühe süstal numbri all 128 on täna suurepärase sõidu teinud Margit ja Merike ning nende järel numbri all 63 Eve Külasalu on ühe süsti jõudnud üle finišijoone number on ületanud ning numbri all 34 on finišis ka Liisa-Lotta Veiken ja tema järel kohe numbri all 104 on distantsi lõpetamas lõpujoonele lähenemas Maksim Spirkin A-vanuseklassi noormehega tegemist spordiklubi Põhjakotkas esindaja taas naistest numbri all 19 ning Anna Platjeva ja Anna järel numbri all 60 on lõpetamas distantsi ka Polina Parukok C-vanuseklassi neiuga tegemist on, et Polina võiks siin olla C-vanuseklassi üks parimaid ja Toomas Nerumees numbri all 120 tänasel sõidul kaasa ja samuti lõpujoone ületanud kui numbri all 5
siis Albert Orlov ja numbrile 23 on ületamas lõpujoont Aron Faber ja tema järel numbrile 133 jõudmas finišisse täna Aavo Faber, nii et Aron ja Aavo isad poega ilmselt on siin koos. Rajal edasi Aleksander Kožemjakin distantsi B-vanuseklassi numbril 6 Aivar Arusoo A-vanuseklassi noormehiga tegemist on ja tema kõrval numbril 145 Kaljund ja kes siin ümber läks numbri all 6 Aivar läks siis ümber ja numbri all 54 on lõpetamas Karoliina Koželaite distantsi ning numbri all täna üle lõpujoone Diana Samberg jõudnud Diana järel numbri all 57 Anne Tšižikova üle finišioone ja Anne järel omakorda numbri 68 Kätlin Mahoni ja Kätlini kõrval vaatavad number 146 üle lõpujoone Ampi jõudnud siin Eastloonist Ribese spordiklubi Extreempark esindaja puhul tegemist Võhandu Aleksandra Lukjanova ning numbri 94 on Artjom Fjodorov lõpujoont ületamas ning numbri all 115 on täna finišisse keskel kevadise kõrgveega Võhandu jõel. See piirkonna suurim veespordi üritus, veespordi paaride võiduajamise juures pole tegelikult väheolulise tähtsusega. Seda Pärnu võistlus meile näitas väga palju sõltub siis üürimehe osavusest. Kui hästi seda paardi siis sirgjoonest finishisse viia. Nii, lähevad antud helisignaal kõlas ja praegu suhteliselt võrdsel, aga Narvaka tundub niimoodi, et teise rütm, aga ei saa midagi öelda, ega väga palju maha ei jää. Маша, не входи. Järve keskosa suunas Tallinna teise pahtiga tegemist on veel. Enn tõuseb oma elupaadis püsti. Paadid vähene on kohliga teine teisele. Selline tahaks loota siin, kui rääkima on muutud, siis stardi käskluseni on aega jäänud veel mõned hetked vaid. Nii, no nüüd on lähe antud. Tallinn siinpoolsel veel ja versus Tartu teine, Tallinna teine versus Tartu teine ja Roman Berg
siis kaugemal teisel veel on Pirita harjutamisklubi vaatkond ja kaldale lähemal esimesel veel on Tallinna teine võistkond siis edenemas. Ja grande finaale lähe on antud. Enn Hollo on stardikäskluse andnud ja Pirita harjutamisklubi vaatkonnal tundub, et stardikiirendus ei ole. Pigem pakuks, et see on Tallinna teisele praktasi esimesel veel, aga praegu tundub, et Pirita on progresseerumas ja taas siin finiši poide vahel. Nüüd on oluline poidega risti olla ja tundub, et kaugemal veel, teisel veel siiski Pirita harjutamisklubi on praegu mõnemeetrilise edu saavutanud, aga Tallinna teine on taas varulist lõpusporti tegemas ja läheb looda ja Tallinna teine vabandust võtab võidu just nimelt varulise finišispordiga Pirita harjutamisklubi ees taas kord, kui siin veel kolmveerandil distantsil selge vahe ja pakuks just nagu Piritale, aga finišispordiga suurepärane töö Tallinna teised võistlused, mis näitab veel kord, et taktikal on ka oluline roll nende paatide omavahelises mõõduvõtus. Kolmas koht kuulub Tartu teisele võistkonnale kõige eduga Viljandi paatkonna ees. Harjutamine teeb reistriks, jah, täpselt niimoodi on ja nende käigu pealt sõna otseses mõttes.